hommikust, tere päevast, olen Henrik Roonemaa. Ma loodan, et ma mulle väga palju sõna ei anta, et ma siis tahaks siis moderaatorina kutsuda siia Marju Purini, Microsofti masinõppe juhtivteadur. Meil on Liina Kamm, Cybernetica vanemteadur ja juhtivteadur. Ja Ott Felsberg, samuti Justiits- ja Digiministeeriumi tehisaru ja andmete juht. Meil on üleliigne tool, et kui keegi saalist soovib ühineda meiega, siis palun. Aga ma kutsun teid üles esitama küsimusi. Tere hommik ka meie paneelile. Me oleme ilusti ajakavas, nii et kui ma teeks siin otsa lahti ja küsiks, et kui me räägime selleks, et öeldakse, et tehnoloogia on neutraalne, aga et küsimus on inimesed, kes tehnoloogiat kasutavad, teevad otsuseid ja need otsused võivad olla kallutatud nii-öelda nagu tuumanupu vajutamise teema. Et kui ma küsiks teile, et kui me räägime suurtest keelemudelitest, siis kas tehisaru on esimene mitte neutraalne, ehk siis esimene, minu arvates keelemudelid ei ole neutraalsed, võib-olla ma eksin. Las ma alustan, ma arvan, et probleem on see, et nad põhinevad andmetel ja keelemudeleid treenitakse andmete põhjal. Ja andmed on kallutatud ja kui meil andmed on kallutatud, siis on ka süsteem on kallutatud, nii et süsteem on sama hea, kui on andmed. Ja kui me räägime, kus see kallutatus võib tulla, seal on erinevaid etappe, võib-olla ajalooline kallutatus, me kõik oleme ise natuke kallutatud, me oleme kasvanud kallutatud ühiskonnas, mõned on positiivsed, mõned negatiivsed arengud, aga andmed, kui me vaatame ajalooliselt, siis ebavõrdsust on olnud alati, me tahame, et seda ebavõrdsust saaks vähem, aga kui me räägime naistest tehnoloogias, siis ajalooliselt on alati tehnoloogias töötanud rohkem mehi infotehnoloogias ja telekommunikatsioonis ja kas andmed, mida meie süsteemid kasutavad, teavad, et meie eesmärgiks on, et IT-valdkonnas töötaks rohkem naisi. On raske tagada, et süsteem nii-öelda vaataks ka neid aspekte ja ma saan Liinast aru, et meil on andmed, on tehnoloogia vundament või alus, aga me ise ei räägime asjadest, mis ei ole neutraalsed. Jah, muidugi see mudelite matemaatika on väga muljet avaldav ja et kus on väga, niivõrd paljud, siis matemaatiliselt on seal asjad väga hea, kui me räägime andmetest, mida me sinna mudelitesse paneme, siis on olukord teine ja ma tahaks vaadata positiivsest küljest, et kui me räägime inimühiskonnast, sellest, kuidas ühiskond on arenenud tuhandete aastate jooksul, kui palju aega on võtnud, et me sellesse punkti siin jõuaksime, kus me oleme, meie siis elukvaliteet on dramaatiliselt kasvanud, aga nüüd
nende teisel tehnoloogia abil me saame kallutatust vähendada nii oluliselt, ehk siis ma arvan, et kui me teeksime inimühiskonnas eksperimendid, siis me jõuaksime enam-vähem samadele tulemustele. Väga huvitav mõte, et see mudelite matemaatiline pool on hämmastavalt hea, aga kui me lisame andmed, siis läheb asi nii-öelda käest ära. Aga jah, et ma olen nõus sellega, et inimesed on ise ka natuke kallutatud, ehk siis see peegeldab ka seda olukorda ja kui vaadata neid esimesi mudeleid või põhimudeleid, siis kui me vaatame näiteks ChatGPT mudelit, siis seal on väga tugev poliitiline aspekt USA, kus on seal, mis puudutab demokraatia küsimust, nii et jah, see kallutatus on seal olemas, aga isegi kui me räägime kallutatusest enne AI ajastut vaatame Hiina ajalukku, siis vaatame erinevaid ajaloolisi sündmusi ja perioode, kus oli väga palju ebavõrdsust. Nii et see kõik on, siis on ka need mudelid ka võtavad arvesse seda kallutatust, mis on ajalooline. Ma oleksin selles mõttes natuke ettevaatlikum selles osas, et kuidas need tehisaru mudelid peaksid võitlema kallutatuse vastu. Meie paneeli küsimus on see, et kas algoritmiline õiglus on võimalik ja mina ütlen, et see ei ole võimalik, kuna inimesed ei ole või on pigem kallutatud, et me jätkame andmete sisestamist, mis on mudelites, mis on kallutatud. See on ka organisatsiooniline aspekt, kindlasti me saame saavutada paremaid tulemusi, kui me mõtleme sellele, kuidas me otsuseid ise teeme, et mille põhjal me otsuseid teeme, kas me võtame arvesse kõiki neid aspekte, me võtame arvesse mingeid aspekte, mingeid tingimusi, aga sõltuvalt meie eesmärgist või olukorrast võib see olla erinev. Kas? Jah, ma olen Otiga nõus. Me peame mõistma, et kallutatus võib olla ja me peame sellega tegelema. Me sellega leppima, püüdma seda kallutatust vähendada või olukorda parandada. Aga olukord, kus pidevalt on kallutatus, võib-olla tulevikus, võib-olla ulmelisel kombel seda kallutatust enam ei ole. Me ei saa samas öelda, et loobume ja lähme koju. Aga see annab meile nii palju tööriistu, me peame olema teadlikud sellest, et mitte kõik, mida süsteem ütleb, on õige. Aga vahel, kui on kallutatus ja ka tulemused on ebatäpsed ja see süsteemi haare on nii lai, et meie pisikene isiklik kallutatus ei jõua ju laia maailma ja mitte kõik inimesed ei saa olla sellest teadlikud. Seega on keeruline muuta oma seisukohta, kui süsteem ütleb midagi, millega sa saad nõustuda, siis sa ütledki jah, süsteem nii ütles, järelikult on see õige. Ja tegemist on väga keerulise probleemiga, kuid käega lüüa ka ei tohi. Ja ka mina arvan, et ei tohi käega lüüa. Mina
läheneksin samamoodi nendele küsimustele ja kõik me siin ja kõikidel inimestel maailmas on omad kallutatud seisukohad. Me saame püüda neid vähendada, loodetavasti me seda ka teeme. Me püüame koolides õpetada lapsi, kuidas käituda viisil, mis oleks õiglane, kaasav kõikide õpilaste suhtes, inimeste suhtes kogu klassiruumis, samamoodi ühiskonnas, nii et samamoodi peame suhtuma ka mudelitesse ja süsteemidesse. Kuna mida paremaks me tahame saada, mida paremad algoritmid me suudame ka välja töötada ja mudelite väljatöötamisel ja nende rakendamisel, mudelite käitumise ja isegi enne, kui me hakkame koolitama insenere, me peame ikkagi valmis saama prototüübi ja mida paremaks me ise läheme, siis ma usun, et inimesed ikkagi tahavad põhimõtteliselt paremaks saada. Kuid kui palju on meil võimalik seda probleemi tehnoloogiaga lahendada või siis tehnoloogia inimeste abil, kas kuidagi koodi kirjutada või kuidas sellele läheneda? Okei. Kui me mõtleme, kuidas neid riske kuidagi hajutada ja leevendada ja meie õigus vaidlustada teatud asju, olla võrdselt koheldud ja Eestis me võtame sellise pragmaatilise lähenemise, me räägime läbipaistvust, otsustame, olemegi läbipaistvad selles osas, kuidas me andmeid töötleme, kuidas ka algoritmid oleksid läbipaistvad. Seega, kui otsust või algoritmi kasutatakse otsuse tegemisel, siis tuleb aru saada, mis loogika seal taga on, millist informatsiooni kasutatakse otsuse loomisel, kuidas seda otsust ka vaidlustada. Meil on õigus vaidlustada, nagu me nägime täna hommikul, kuulsime, et igal inimesel on õigus vaidlustada otsuseid ja tehnoloogia saab siin abiks olla. Kui me varem ei suutnud tuvastada seda mõttelõnga või mõtet seal taga, siis või näiteks mõtlesite, et te ei teagi, millised võimalused teil on, sest info ei olnud teile kättesaadav, aga nüüd on hoopis vastupidi. Me disainime nullist peale, kuidas säilitada ja hoida kõikide võrdseid õigusi. Aga see mittetehniline pool asja juures. Mõnedes valdkondades meil ei ole ühiskonna tasandil kokkulepet. Ehk siis milline võiks olla õiglane ühiskond, inimestel on erinevad arusaamad, erinevad kallutatused. Ja kui meil ei ole sellist üldist kandepilda, kuidas tegutseda, siis tehnoloogia saab siin abiks olla. See puudutab ka keelemudeleid ja muid süsteeme, kuidas me saame neid kasutada ellu. Jaa, teiega on väga keeruline, te kõik olete ühel meelel. Ja me oleme siin kallutatuse poolt. Nagu te nägite, siis ei ole ju seda ühte ainumat süsteemi, mis võiks öelda, et jah, see on nüüd see ainus objektiivne, aga on meetmeid, mida saab tarvitada selleks, et protsessi paremaks muuta. Aga kui nüüd mõelda filosoofiliselt, ehk siis meil on masin, millega saab teha mida iganes ja järgmine masin kontrollib eelmise masina tehtud, siis see järgmine masin ja järgmine masin, nii et kõik nad on kallutatud. Ja loogiliselt võttes muutub asi lootusetuks. Tuleb ikkagi inimene sinna ringi panna. Aga siis muidugi on oht selles, et selle inimese kallutatus hakkab mõjutama.
võib-olla meil on indiviidide erinevad kallutatused, aga masin teeb või võtab kõik ühtemoodi. Aga jah, on abinõusid, kuid pole mingit ühte tehnoloogiat, mis kõik lahendaks. Kas me saame seda masinat õpetada, et ta oleks 200% õiglane? Siis ma küsiksin, et andmed tulevad ju erinevatest allikatest ja kes seda masinat õpetab ja mis on õiglane nende jaoks? Mis on õiglane ühiskonnas, mis koolitab seda masinat ja see organisatsioon ka, mis koolitab seda süsteemi. Meil on erinevad organisatsioonid ühes ja samas õigusruumis ja need organisatsioonid võivad olla ka väga erinevad, olla oma arusaamadega õiglusest. Jah, me saame õigluse panna keskmesse, aga paraku tuleb nüüd küsimus, et mis see õiglus üldse on, taandub sellele. Ja ma arvan, et see ongi võtmeküsimus. Ma tahaksin lisada, et on erinevaid tööriistu juba, näiteks IBM-il on üks vahend, seda saab lihtsasti kasutada, kuidas kontrollida andmeid või kallutatusi. Siin on ka erinevad sellised leevendavad algoritmid ja mudelid ka saab karistada, kui ta kuidagi õigesti ei käitu või kallutatud on. Ja see on ka selline väga hoogsalt kasvav uurimisvaldkond, kuidas õpetada neid süsteeme, et nad oleksid õiglased. Ja see kogukond kasvab eksponentsiaalselt. Ja kõik need süsteemid ja tehnoloogiad muutuvad järjest paremaks ja paremaks, aga ma ütleksin, et kui ükskord ühiskond ja seadusandja tuleb välja selle sädemega, siis insenerid saavad selle ellu viia. Nüüd, jah, võtame ühe väga lihtsa potentsiaalse olukorra. Meil on vaataval Eestis arutelud, et kas me peaksime paigaldama liikluskiiruskaamerad, mis mõõdaksid keskmist kiirust. Aga nüüd selline teoreetiline juhus. Eesti politsei pooldab seda, aga neil on keelemudel ja keelemudel ütleb, et jah, muidugi, see on väga hea. Aga võib-olla meil on mingid huvigrupid või parlamendigrupid, kellel on omad keelemudelid ja nad küsivad oma mudelilt ja nendele ütleb, et ei, ma olen täiesti selle vastu, see on kõige hullem mõte üldse. Nii et kuidas me siis selle ära kodeerime? Kas me kodeerime selle õigluse rakenduse tasandil? Kuidas seda üldse lahendada? Kõigepealt selles teemas mina ei teeks otsust üldse keelemudeli soovitusel. Aga jah, oletame tulevikus, no ütleme 15 aastat edasi. Ma ei räägi isegi keskmisest kiirusest, aga kui me kasutame kõiki kaamerad üle kogu Eesti ja arvutame nende põhjal välja, kui kiiresti auto liigub ja selle põhjal siis ka trahvime liiklejaid, mingeid konkreetseid liikluskaameraid ei ole. Nüüd, kui valitsus tahab otsust vastu võtta ja teada saada, mida selline keskmine inimene võiks arvata, siis kujutame ette, et meil igal on oma selline digikaksik. See digikaksik teab meie arvamusi, ta teab
meie tundeid ja ta vastab siis ka automaatselt ja see digikaksik ei ole mõningatel juhtudel 100% kindel vastuses. Ja siis saab küsida, et poolt või vastu. Ja nüüd valitsus saab ülevaate kogu elanikkonna tunnetest, aga kui inimesed on millelegi vastu, siis miks nad on vastu? Kujutame nüüd ette, et me oleme väga andmepõhised ja vaadatakse nüüd inimeste liikluskäitumist ja leitakse, et inimesed, kes tegelikult ka kiirutavad, kasutavad erinevaid vahendeid, mitte vahele jääda. Selline düstoopne lähenemine küll. Aga mõelge nüüd, me mõistame, kuidas inimesed käituvad, kuidas nad liiklevad, milline on nende eelnev liikluskäitumine, kas nad on politseiga pidanud tegemist tegema ja siis me saame ka midagi otsustada. Ja kui me nüüd jälitame seda autot, kes ületab kiirust või mis ületab kiirust, kas me saame siis kaalutletud otsuseid teha? Ja tegemist on siis meie arvamusega, mitte sellise klassikalise kaalutlatusega. Tuleb leida, millisel määral valitsus saab sekkuda. Ka praegu juba me saame otsustada või määrata, millisel määral näiteks viha sekkub süsteemi vastustesse. Ja lõpuks te olete küll kontrollivas positsioonis, kasutades süsteemi ja süsteem ütleb, et see asi on okei, aga see nüüd ei lähe mitte. Nii et teil läks nüüd paar minutit, et seda asja selgitada, aga tegelikult masinal võtab see tõesti loetud sekundid, et asi välja raalida. Aga selline stsenaarium võib tulla ette ka poliitilistes aruteludes lähitulevikus, võib-olla juba praegu ongi. Ja mina küsin keelemudelilt midagi, juhiseid, nõuandeid ja tõenäoliselt inimesed, kes tegelevad ka poliitika kujundamisega, teevad seda sama ja saavad ka masinad vastuseid, saavad nõu. Ja praegu me ei tea ju, millele see mudeli vastus põhineb. See lihtsalt on mingi andmete kogum internetis. Kas see vastab tõele? Kas selline on praegune olukord, et me saame masinalt mingit kraami, aga me ei tea, kust see pärit on? Ja põhimõtteliselt küll. Me ei tea, mille põhjal neid on treenitud. Mudelite puhul öeldakse, et see on avalikult kättesaadav informatsioon, internetis leitav info. Aga kui nüüd kasutatakse Twitterit, X-i, tweeti, võib-olla jah, Wikipedia ei ole usaldusväärne infoallikas, aga praegu me võime küll öelda, et Wikipedial pole häda midagi. Ja ma muretsen ka selle peale, et kui väga palju sisu ka tehisaru tekitab, siis see läheb hästi, kui te annate mingisuguse ülevaate koostamise, näiteks üheleheküljelise ülevaate koostamise ülesande pikemast tekstist. Aga kui te ka kirjutate midagi, ja see ka satub interneti ja kuskil ei ole mingit märget selle kohta, et tegemist on tehisaru loodud tekstiga. See läheb internetti, see muutub avalikult kättesaadavaks ja masinad koolitatakse selle põhjal. Ja siis see iga masinõppesüsteem või tehisarusüsteem võtab nagu kokku või ümardab ära need äärmused.
näiteks haavatavad inimesed, inimgrupid saavad samamoodi infot, selline ühtlustamine võib väga halvasti mõjuda. Aga kui te saate mingit tulemust nüüd sellest ühtlustatud infost ja see omakorda muutub inputiks või sisendiks, siis lõppude lõpuks on teil ainult selline täiesti ümar keskmine midagi. See on võib-olla mõneks otstarbeks hea, võib-olla mingite ülevaadete koostamiseks või midagi, aga kui inimesed pärivad järjest rohkem teisarult nõu, lapsed teevad seda, siis süsteem põhimõtteliselt õpetab või juhatab meie noori ja lapsi mingis suunas. Ja see on ka selline ümardamine või ühtlustamine, vaadete ühtlustamine. Ja siis see kallutatus on vähem nagu erinev. Ja see kallutatus nagu on kaldu keskmise suunas. Ja me tahame ju olla kõik erinevad, me ei taha, et kõik oleksid selline homogeenne mass, selline homogeenne mingisugune ollus. Jah, ma arvan ka, et me peaksime juba hakkama neid mudeleid projekteerima, kus me pöörame tähelepanu mittediskrimineerimisele juba projekti kontseptsiooni väljatöötamisest või selle mudeli kontseptsiooni väljatöötamisest, andmete valimisest, sellest, kuidas me kontrollime mudeli neutraalsust nii-öelda, kes on need osapooled, kes seda jälgivad, nii et see peaks olema protsess, mida me saame ellu viia, analüüsida, et saame teha töö käigus muudatusi, nii et see kõlab tehniliselt, aga seal on vaja, et oleks järelevalve, oleks kontroll, et mis oleks läbipaistev, et kasutajad, mudeli kasutajad näeksid, et nende huvisid on samuti arvestatud. Ma lisaks, et kui näiteks pooled kasutavad tehisaru ja eile just oli uudis selle kohta, kui palju lapsed kasutavad tehisaru ja peaaegu kõik kasutasid ChatGPT-d, et me 5 aastat tagasi umbes, kui me tegime esimese uuringu tehisaru kohta, siis oli väga suur toetus sellele, et tehisaru rohkem kasutada, valitsus oli väga toetav. Nüüd, kui me mõtleme suurtele keelemudelitele, siis kui suured on need erinevused erinevate mudelite vahel, ehk siis kui me võtame DeepSeeki või Quenti, et siis seal on kallutatus juba sisse ehitatud, aga kui paljud meist on siis kui palju me ise oleme kallutatud, et kas me oma otsustes oleme täiesti õiglased, kui üks riik töötab välja mudeli, mis väga meil on tegemist sellise autoritaarse riigina, siis ja nad kiidavad meid, et Eesti on maailma juhtiv ja võib-olla ainuke digitaalne liider, et kas me siis protesteerime selle vastu ja nõuame selle süsteemi muutmist, et see on see risk, et me oleme sellega niivõrd harjunud, et kui me vaatame nagu rakenduspoolt ehk siis lõpptoodet, siis ma kardan, et inimesed
siis nende suhtumine sõltub sellest, kas see mudel kiidab meid või laidab meid, ehk siis kas ta näitab meid heas või halvas valguses. Aga minu küsimus, et kas saab õiglust nii-öelda väljendada numbrites, et kas see on, kuidas me teeme mudelile selgeks, mis on õiglane ja mis ei ole. Meil on algoritmid, meil on mudelid, meil on andmed, meil on juba tööriistad, millega me saame hinnata AI-süsteemide õiglust, nii et ükski neist tööandjatest ei ole ideaalne, aga nad muutuvad üha paremaks. Jah, statistiliselt on võimalik jõudna, siis koostada selline õigluse skoor ja teadlased on sellist lähenemist kasutanud, need ei ole universaalsed, et meil ei ole nagu sellist süsteemi, mis ütleks meile, et jah, see või teine suur keelemudel on õiglane või kui õiglane see on. Me saame jah, mingil määral ja teatud tööülesannete puhul, teatud eesmärgil seda arvestada ja need süsteemid ei arvesta ka kõiki aspekte. Ja üks mõõdik või tulemus ei anna meile täielikku vastust, et et küsimus on kas selles, et kas see süsteem, mis nii-öelda mõõdab õiglust, on ise piisavalt õiglane, kas seal on tehtud mingeid kompromisse, kas seal on mingid teemad, mida ei käsitleta. Ehk siis see on nagu penetratsiooni-katsetega, et meil on eesmärgiks saada võimalikult testida läbi võimalikult suur arv süsteeme, aga me ei tea, kas midagi nii-öelda lipsab läbi võrgusilmade ja me peame ka mõtlema sellele, mis on need järeldused või mis on nende testimise tulemused, kui palju me seame eesmärgiks, et kas me tahame muuta süsteemi täiuslikuks või me tahame teda muuta natuke paremaks, natukene õiglasemaks. Kas me võime öelda, et süsteem, me ei oska öelda, kas süsteem on õiglane, me oskame öelda, kas süsteem on ebaõiglane. Nii et siin on, kui me vaatame süsteemi, uurime, mõõdame, jälgime selle käitumist ja samas need mudelid, mida me mõõdame, ju kasvavad, ehk siis neid arendatakse pidevalt edasi. Seal võib olla ju teisi aspekte ka, näiteks kultuurilised või teatates riikides tahetakse võib-olla, et mudel võib-olla kiidaks ühte või teist maailmakorda või riigikorda, nii et see on väga libe tee, et Euroopa Liidus võib-olla siis saab seda teemat ühtepidi käsitleda, aga mujal maailmas on hoopis teised aspektid. Euroopas me võime öelda, et meil on selline väärtuste kogum, millest me lähtume, mis me leiame, et on kooskõlas meie ühiskonna põhimõtetega. Aga jah, et kas Eesti on kas me peame töötama välja mudeli, kus Eesti oleks kõiges parim. Meil on jah selliseid juhtumisi,
kus palju sõltub sellest, et kus arendatakse süsteeme välja ja me teame, et ka India on väga suur selline arendusriik, et need kultuurilised erinevused on juba praegu olemas ja ei saaks öelda, et me nendest ei teata, et nendest ei räägitakse, aga ma arvan, et seal on mingisuguseid kompromisse ikkagi tehakse ja seal on võib-olla finantspõhjused, seal on võib-olla ajalised põhjused, et kui me tahame ideaalset süsteemi, siis selle arendamine kestaks lõputult. Aga ma tuleks jälle usu küsimuse juurde tagasi, võib-olla budistlik keelemudel on minu seisukohtadega võib-olla peaks olema siis keelemudel ka nii-öelda kallutatud juba avalik, et selline ja et ma saaks siis tema poole, kui ma nende põhimõtetega siis ühtin, jagan neid põhimõtteid, siis ma hea meelega kasutan siis seda mudelit. See on üks arengusuund, kus agendid hakkavad siis meie eluolu ka siis mõjutama, et kas meid ootab ees tulevikus, meil on paarkümmend suurt keelemudelit, kelle vahel ma saan valida ja vastavalt siis oma kallutatusele siis, et ma siis valin keelemudeli, kust ma siis saaks kõige parema, mind kõige rohkem rahuldava tulemuse. Võib-olla meil on hoopis 3 mudelit varsti, meil on budistlik, meil on neokonservatiivne, meil on kristlik ja siis võib-olla mina arvan, et me liigumegi sellegi poole, et me hakkame üha rohkem nägema tarkvara, kus ja me teame, kuidas praegu juba tehisarusüsteemid ise saavad väga kiiresti välja töötada, kodeerimine juba on suuresti tehisarupõhine. Ehk siis meil on valida, meil on nagu tööriistakast, kus on siis erinevad tööriistad, ehk siis mille abil me saame kõige kiiremini jõuame oma soovitud tulemuseni. Võib-olla siis jah, Indias on siis teine süsteem, meil on teine süsteem, et kus me teame, et meie ühiskonna väärtused on kõige paremini kaitstud. Meil on ka küsimusi saalist, kas selline eneseregulatsioon, millest me siin räägime, kas see on piisav, kas meil on tegemist sellise isereguleeritud õiglase tulevikuga või on seal või on mingisugused teised põhimõtted, kuidas seda juriidilised, õiguslikud. Mulle meeldib kesktee, mulle ei meeldi metsik lääs. Ma tean, et öeldakse, et regulatsioon tapab innovatsiooni, aga see ei ole nii. Ja teadlasena, kui andmekaitsemäärus tuli välja, siis see ei peatanud andmete analüüsi ja kogemust, vaid see peatas andmete ebaseadusliku analüüsi, kogumise ja analüüsi ja kasutuse. Ma olen näinud, et asjad muutusid paremaks ja minu teadus just teema ongi privaatsus ja ma olen näinud, kuidas
andmekaitsemääruse abil tegelikult see valdkond on paremini reguleeritud, et seal on palju sellest metsiku lääne temaatikast on kadunud, aga selles mõttes ma olen see, kes usub regulatsioonidesse. Siin on loomulikult omad ohud, aga ma arvan, et meil peab olema mingi raamistik, millest me juhindume, meil on ühtsed põhimõtted ja mängureeglid, meil peab olema riskihalduse, riskide leevendamise osas sellised juhised või kus me räägime nii-öelda samade põhimõtetega, et me kasutame samu definitsioone ja termineid, nii et me saame terminitest samamoodi aru, nii et mina usun sellesse regulatsiooni vajadusse. Kõigepealt ma arvan, et regulatsioonid normivad teatud perioode või mõtlemisviisi, kui me mõtleme GDPR-i peale, enne seda olid asjad kuidagi ebaseaduslikud või nad ei olnud iseenesest ju valed, aga oli selline vabam suhtumine, aga nüüd mõtleme sellele, kuidas andmeid töödeldakse, siis valitsuse seisukohast peab olema õiguslik alus, konkreetne põhjendus. Aga võtame näiteks nõusoleku põhist lähenemist Eestis. See ei ole ju illegaalne. Me oleme ajas arenenud ja nüüd on muutunud normaalsuseks see, et me nõuame nõusolekut, et inimene peab saama otsustada, milliseid andmeid töödeldakse tema kohta. Nii et regulatsioonid muutuvad ka ajas, aga kuidas leida tasakaalu? Ja nüüd ka tehisaru puhul me räägime läbipaistvusest, andmete kvaliteedist, kontrollist. See on kõik loogiline, aga kui me läheme filosoofilisemaks, et jah, ma olen kõikidega nõus selles osas, mis on õiglus, siis ma arvan, et me siiski ei leia 100% ühte meelt. Aga kuidas nüüd kirjutada seda regulatsioonidesse? Nüüd praktiliselt ma hakkasin kujutama, et kui meil on tulevikus 20 erinevat keelemudelit telefonis, näiteks mõni võtab oma andmeid Google'ist, mõni saab kuskilt mujalt, mõned on sellised eestimeelsemad, mõned jälle teistpidi kallutatumad. Ja kui me hakkame seda kõike kontrollima, siis see hakkab paistma välja juba lastevastase vägivalla ja kuritegude kontrollimine, sest et seda ei tohi ju mitte mingil juhul tolereerida, aga ma ei kujuta ette nüüd, kuidas politsei võiks tungida minu koju ja öelda mulle, et mõni minu kasutatav keelemudel on vähem arukas kui mõni teine. Kuidas seda üldse saaks reguleerida? Nüüd ütled, et tulevikus saab olema väga palju keelemudeleid, aga kui palju on operatiivsüsteeme, kui palju on ka erinevaid protsessoreid, siin pole nagu avatud allikaid, me tihtipeale kasutame ainult ühte ja ka need operatiivsüsteemid, nendest on kasutusel pigem 3. Ja kui nüüd need keelemudelid tulevikus kõik vedelevad hunnikus, siis võib-olla tekib ka mingisugune konkurents. Sest kui me täna küsiksime siin saalis, et jah, käsi üles, kes teist ei kasuta ChatGPT-d kui oma
põhilist keelemudelit. Aga ja ma kasutan Copilotit, mis on praktiliselt sama. Me peame nüüd ikkagi otsad kokku tõmbama, aga kas te kujutate ette, et tulevikus avate Microsoft Wordi ja kirjutate sinna ühe lause ja arvuti teile ütleb, et ei, vale, nii ei tohi. Aga see minu jaoks tundub ikka väga kummaline. Ei, jah, võib-olla neid, kui te väidate, et tulevikus võib olla nii palju keelemudeleid, mille vahel valida, siis mina arvan siiski, et ega neid väga palju ikkagi ei saa olema. Võib-olla need LLM-id või need keelemudelid on nagu veebilehed või neid on ju miljardeid, neid ei ole võimalik kontrollida. Võib-olla mõned on sellised hiiglaslikud baasmudelid, aga selle pinnalt on võimalik teha väiksemaid mudeleid, et minu mudelil oleks teatud iseloomujooned ja teatud uskumused. Jah, see võib olla futuristlik praegu, aga võib-olla mitte nii väga kauges tulevikus. Ja tuleb hakata mõtlema sellele, et need saavad olema sellised agendid, kes tegutsevad nagu inimesed ja nad hakkavad meie eest otsuseid tegema ja me peame küsima, kus on see piir, et kui inimene andis mudelile mingisugused isikuomadused, siis kuidas seda nagu hallata. Jah, me peame sellise liivakasti looma, et kuidas seda õiglust siis mudelitele ja süsteemidele õpetada. Ja jätame alles need, mis on õiglased. Ja väga lihtne, nii nagu eesti keelemudeleid testitakse. Probleem on selles, et kas on võimalik teha sellist testi, mis hõlmaks kõik võimalikud teemad. Ja siis see nii-öelda agentide küsimus. Mõelge nüüd maailmapressi, WordPress, kasutame samu platvorme, erinevad veebilehed. Üks on tugevalt mustanahaliste inimeste vastu, teine pooldab kasse ja konni. Nii et ja teie olete nüüd mudeli omanik, teie peate siis otsustama. Meie paneeli aeg hakkab otsa saama. Ja. Aga tagantpoolt on küsimus. Minu nimi on Jakob Rood, siin olen ka kaasav disainer, nii et õigluse küsimuses ma püüan teha lühidalt, aga kuidas tagada, kõiki koheldaks võrdselt? Võib-olla meil on selline värbamis tehisaru, kes tahab siis värbamisprotsessi läbi viia. Aga nüüd inimene, kes on pime, võidab selle konkursi, aga nüüd tööandja peaks sellele pimedale pakkuma teatud tugisüsteeme ja see muidugi läheb ettevõttele teatud raha maksma, 5000, 10 000 eurot, aga nüüd ettevõtte seisukohast see ei ole ju õiglane, sest ta peab rohkem maksma, aga nüüd inimese osas, kes tööle võeti, tema on, teda võeti ju tööle tulenevalt tema oskustest, aga kuidas seda õiglust siis seal nüüd välja selgitada? Jällegi, kui inimene ise on hea, siis 10 000 eurot on ühekordne investeering. Ja kui inimene on väärtuslik ettevõttele, vähemasti ma nii arvan,
siis sellisel juhul on see õiglus inimese poole kaldu. Aga kui me võtame, siin on 1100 kandidaati, keegi valiti välja, aga kui see toob kaasa 10 000 investeeringu, siis kui palju on veel teisi ettevõtteid, kes on valmis sellist investeeringut tegema, aga meie valitsuse seisukohast vaatame rohkem käivet, ka erasektoris on see nii, ehk siis see inimene on väärtus. Aga kui nüüd ettevõte mõtleb ka pikaajalise kasu peale, siis nad on valmis ka selle investeeringu teha. See on selline kapitalismi ilming. Ja järgmisel korral on teil samasugune võimalus, siis järgmisel korral see investeering ei ole nii suur, kuna on teada, kuidas asju lahendada ja lahendused on juba varasemast olemas. Ja siit veel. Ma olen soolise võrdõiguse instituudis, mingil hetkel te rääkisite süsteemi testimisest ja et me peame suutma vältima kallutatust. Aga nüüd, millised elemendid või millist tõendusmaterjalidel on? Te saate ju testida ainult siis, kui te teate, mida te testite, sest ühiskonnas on ju nii palju ebaõiglust, kui ma räägin siin soolisest võrdõiguslikkust, aga on teisi võrdõiguslikkuse nähtusi. Ja mis võimaldab teil neid kallutatusi testida? Ja kas te töötate koos ka näiteks inimõiguse ekspertidega, võrdõiguslikkuse ekspertidega, ehk siis teil oleks tegelikkuses ka võimalik nende kallutatustega efektiivselt tegeleda. Ma võtan paneelis sõnaga pärast kohvipausi ja saan siis rohkem näidet tuua, kuid laias laastus ja me kasutame tööriistu, mille me oleme ka loonud ja ka hoiame silma peal kogukonnal. See on nüüd see uurimistöö pool, õiglus, võrdõiguslikkus. Microsoftil on ka oma kontor, mis tegeleb tehisaruga, seal on professionaalid, nende ülesandeks ongi tehisaruga tegeleda, jälgida arenguid, leevendada riske. Aga Microsoftis me kõigepealt teeme ülevaate, kes on see väline organ, kellega koostööd teha ja kes saaks meile anda sisendit, kuidas töötada, kes esitab meile ka küsimusi ja kirjeldab meile võimalikke ohte ja riske ja aitab siis ka riske maandada, aga nüüd meeskonna ja üksikisiku tasandil me püüame silma peal hoida teaduse arendel, kuid meil on ka omad protsessid paigas, kuidas olukorraga hakkama saada. Nüüd on meil viimane küsimus, selleks korraks on meie paneel läbi. Aitäh, väga huvitav. EBS-ist olen ja tahtsin tehnoloogia majanduslikele aspektidele tähelepanu pöörata. Miks te keskendute nii palju EBS-ile, aga mitte poliitilisele doktriinile, mida see püüab propageerida? Ma saan aru, et need tehnoloogiad on välja töötatud ettevõtete poolt, kes on motiveeritud, Microsoft ja teised suured tehnikaettevõtted. Aga siin on ka selline arusaam õiglusest. Aga võib-olla läheb see vastuollu meie arusaamaga õiglusest. Kui teil on selline kasumist ajendatud ettevõte
ja teatud liiki poliitiline taust, siis see kombinatsioon loob olukorra, kus tehnoloogia keskendub suuresti kulude vähendamisele, meil tekib rohkem jälgimist ja rohkem ka ebaõiglust, ebavõrdsust. Ja majanduses on sellised tendentsid näha. Aga on jah, meil teatud liiki õiglusdefinitsioon. Aga selline argument, et me keskendume tehnoloogiale ja mitte nii palju seal baasiks olevale õigluse mõistele, teatud sellisele trajektoorile, mis võib ohustada ka meie inimlikku olemist ja töövõimet. Ma arvan, et me kõik oleme nõus, et õiglus, ma olen püüdnud seda juba 3 korral selgitada, õiglus ei ole midagi universaalset või mingisugune raamistik, mis on ühtemoodi arusaadav. Me peame ka aru saama, et ta eksisteerib süsteemides. Ja nii nagu esimene küsija juba osutas, siis see, mis on õiglane ühele, see ei pruugi olla õiglane näiteks mõnele organisatsioonile ja süsteem ise ei saa seda otsust langetada. See kõik taandub sellele, et õiglus, raamistik organisatsioonis, just mis süsteemi kasutab, kas need inimesed, kes rakendavad seda tehnoloogiat, kas nende jaoks on see õiglane. Meil ei ole ühte eetilist sellist raamistikku ja kui me disainime neid süsteeme ja see saab võib-olla ka alateadlikult meie elu ja tegutsemise osaks. Lõpetan ka veel, et mis veel on siin paneelis välja toodud, et meil on vaja teatud valdkonnades ka ühiskondlikku kokkulepet, mis on aktsepteeritav ja ka digiriigi poolest. Praegu me saame pakkuda teenuseid digikirjaoskajatele, kodanikele, aga mittepädevad inimesed neid teenuseid kasutada ei saa. Nii et kuidas nüüd valitsus saaks avardada neid teenuseid inimestele, kellele puuduvad digioskused. Ja see peab olema ühiskondlik otsus. Jah, me diskrimineerime praegu teatud elanikkonnagruppe. Nii et kui mõnes valdkonnas teie võimuses on saada juurdepääs teatud teenustele, siis ka valitsus peaks aitama jõuda kõikidel inimestel teatud ühtlasele tasemele jõuda. Aitäh! Meie aeg on nüüdseks korras. Aitäh panelistidele ja ka suurepärasele kuulajaskonnale. Thank you.